Tervist, no teid võeti ju sappa, ma nägin. Võeti, ma ise poleks ulenud, aga sabatantsu pole kunagi tantsinud. Aga mul on nii kahju, et ma oleks pidanud fotoga kaasa võtma, see on eluaegse. Järgmine kord alati kaasa võtta fotogasse. Eluks ajaks meeles, et võeti sappa niimoodi tantsima. Santa Marias. Väga tore, et juhtusin siit mööda minema. Ma olen nii tänulik. Kas ise olete ka eluaeg või nooruses kunagi tantsinud? Ainult peotants. Sossis ja mujal. Mis see lemmik tants siis on? Sirtaki. Kuidas see käib? Ma mõtlesin, et äkki näitate mulle 1-2 sammu ette, ega ma ei oska ka tantsida. Mul peab sirtaki muusikaga olema. Aga selline põhisammu äkki saab 1-2. Teeme sellise väikese vaibi, tõuseme püsti, näitate mulle, vaatame, kuidas see käib. Nii. Paremale ja vasakule. Jah, nii lihtsalt ongi. Niimoodi siis ja siis 1. Ja siis on keerutada ka. Toho, kuidas see, ühesõnaga teeme 2. Nii. Ja siis käib niimoodi. Oi, suured tänud. Sain ka mina natukene täna targemaks siin tantsupeol, nii-öelda tantsufestivalil. Aitäh teile! Äkki hüvin. Rahvusvaheline tantsupäev on 1982. aastast selline rahvusvaheline traditsioon. See sai alguse UNESCO tantsunõukogu poolt ellu kutsutuna ja selle mõte on tõepoolest pöörata tähelepanu tantsule, tantsukunstile. Mis teile tantsimise juures kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib, et sa saad tantsimisega ennast väljendada, sa saad enda emotsioone väljendada ja see teeb sind väga palju rõõmsamaks. Tantsuga on mu elu täiesti nagu muutunud, sest varem ma olen lihtsalt kodus olnud ja lihtsalt midagi seal tegin, aga tantsuga ma tean palju rohkem linna, ma olen paljudes kohtades ja uutes kohtades minu jaoks ja palju uusi inimesi ja nagu tants on, see on sõbrad, energia ja mulle väga meeldib. Kuivõrd suur tantsurahvas eestlane siis on? Ma arvan, et väga suur. Nad kõik tantsivad rahvatantsu, aga tegelikult see tantsu tehnikate ja väljundite võimalus on meil väga lai. Et ma arvan, tantsupäev on ka hea võimalus sellele tähelepanu pöörata. Ma võtan ka tantsusammu, siis on julgem minna, vaatame. No tere, kuidas siis läheb? Läheb suurepäraselt. Tants käib, siis on alati hea olla. Kuidas siis tantsija elu on? Lustlik, vaevaline ja Eesti Vabariigis üpriski keeruline, kui ei ole balletisüsteemis. Balletisüsteemis on ka muidugi keeruline, aga muidu ega meie riiklik korraldus väga tantsukunsti ka tegelemist ei soosi. Ja tantsuharidust võiks ka rohkem toetada, sest liikumine on ju ometigi tervise alus. Ma vaatan, et ega ma ei saa siin seistes seda intervjuud tehagi, jalad hakkavad käima, keha hakkab liikuma, nii et igatahes teile väga palju rõõmu ja tantsimist siin täna. Aitäh sulle! Vaibin edasi!